Inimlikud tervitused, armsad valgusolendid ja tere tulemast Valguse kanali. Mina olen Kaia-Liisa Rein. Täna me räägime sellisest teemast nagu vaidlused. Sest see on selline teema, millega mina viimasel ajal väga vähe õnneks olen kokku puutunud, sest ma ei sekku vaidlustesse või ma ei astu vaidlustesse. Vaidlemisel ei ole mingit mõtet. Ja ka USA näitleja Helen Mirren on öelnud väga kuldsed sõnad, et enne kui kellegiga vaidlete, küsige endalt, kas see inimene on isegi vaimselt piisavalt küps, et mõista teistsuguse vaatenurga mõistet. Kui ei, siis pole seal absoluutselt mõtet. Iga argument ei ole teie energia väärt. Ja mõnikord hoolimata sellest, kui selgelt ennast väljendate, ei kuula teine inimene, et mõista, vaid ta kuulab, et reageerida. Nad on nii kinni oma vaatenurgas ja ei taha kaaluda teist seisukohta ja nendega suhtlemine kurnab teid ainult ära. Ja minu meelest tervislikul ja sellisel mõttetul arutelul on väga suur vahe. Sest vestlus kellegiga, kes on avatud meelega, kes väärtustab kasvu ja mõistmist, võib olla väga valgustav, isegi kui te ei ole sellega nõus. Aga kui proovida või üritada arutleda kellegiga, kes keeldub täielikult nägemast oma tõekspidamistest kaugemale, see on nagu seinaga rääkimine. Ja olenemata sellest, kui palju loogikat või tõde võime esitada, siis nad väänavad seda tõde, pööravad sellest täiesti, pööravad selle või heidavad kõrvale ja pööravad ja väänavad meie sõnu. Mitte sellepärast tegelikult, et meil oleks kuidagi vale arusaam, vaid sellepärast, et nemad ei soovi näha teist poolt. Nad ei ole selleks võimelised, sellepärast, et neil on suur hirm, et nende maailm kukub sellega kokku. Ja selline küpsus ei seisne mitte selles, kes vaidluse ju võidab, vaid see on teadmises, millal asi pole vaidlust väärt. See on mõistmine, et rahu on väärtuslikum. Selle asemel, et tõestada kellelegi, kes on tegelikult juba otsustanud, et ei muuda oma meelt midagi, mingit oma vaatenurka. Sest igat lahingut ei ole mõtet pidada. Ja sugugi mitte iga inimene ei vääri ka meie selgitust. Sest mõnikord on kõige tugevam asi, mida me saame teha, lihtsalt lahkuda. Mitte sellepärast, et meil poleks midagi öelda, vaid sellepärast, et me mõistame, et mõned inimesed pole lihtsalt valmis kuulama ja see asi pole meie koorem, mida me peaksime kandma. Nii et mõelge enne kui vaidlete, et kas see asi on seda väärt. Mõnikord lihtsam lihtsalt jätta enda arvamuse endale, lubada teisel olla oma arvamusel ja minna sõbralikult kumbki oma teed. Ilusat päeva.